Täna Tartus pidulikult avatud sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuses asub Baltikumi suurim simulatsioonihall, kus saab kasutada suitsu, heli, vett ja erinevat valgustust, mis loovad vägagi realistlikud tingimused. Me saame siin teha tuult, vihma, valgust, heli, suitsu, et vastavalt sellele, mis väljaõpet vajadus on ja tegelikult aasta aeg ei mängi meil täna rolli. Et selles suhtes me oleme astunud 3 sammu edasi sellepärast ka, et tegelikult on tegemist Baltikumi ja Põhjamaade suurima simulatsiooni-keskusega. Võrreldavaid ruume on meil konkurentidel siis Soomes ja me teame, et ka Saksamaal, aga kogu muus regioonis midagi sellist ei ole, et me saame imiteerida seal kõiki keskkondi, mida vaja. Uues hoones on majutusvõimalused 36 taastusravi patsiendile. 4-korruselises ja ligi 8000 ruutmeetrise netopinnaga raadi õppehoones on Kaitseväe Akadeemiale ja Balti Kaitsekolledžile hädavajalik suur auditoorium. Sellist suurt konverentsiruumi ekraanivõimekusega mis iganes siin on vaja korraldada, seda meil täna Kaitseväes tõesti ei olnud. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul on sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse valmimine ülioluline verstapost sõjalise meditsiini väljaõppes. See uus hoone viib kaitseministri sõnul väljaõppe täiesti uuele tasemele. No ta on väga praktiline maja, et kui te siin ka ringi käisite, natukene vaatasite, et siin midagi üleliigset luksust kusagil ei ole, et on kabinetid üsna väikesed, õpperuumid, et mahutada maksimaalselt ära ja teiselt poolt kõige suurem väärtus, ma arvan, sellel majal on see simulatsioonikeskus. See on kindlasti midagi, mida varem Eestis pole olnud. Siin regioonis, Põhjala Baltikumis ka ei ole, nii et jah, me oleme teinud midagi, mis on kogu regiooni vaatest üliinnovatiivne. Nagu ise nägime, et tingimused tõesti on realistlikud ja ma arvan, et see viib selle õppe täiesti uuele tasemele. Sõja- ja katastroofimeditsiini kursus on kohustuslik õppeaine nii õe kui ka arstüliõpilastele. Üle-eelmisel aastal koolitati kokku üle 2500 õppuri, mis on peaaegu 1000 võrra rohkem eelmiste aastatega. Sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse juhataja doktor Neve Vent sõnas, et nad on uut keskust oodanud üle 10 aasta. Tartu on sellise sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse jaoks ka väga hea koht, sellepärast et just siin õpetatakse ka arstitudengeid ja see sobib siia ideaalselt. Ja ma arvan, et ma tean seda, et ajaloos käis läbi mitu linna, kuhu seda keskust ehitada ja tegelikult on see ainuvõimalik lahendus, sest siin õpetatakse ju nii arstitudengeid, õetudengeid kui ka kaitseväelasi, tegevteenistujaid, et seetõttu selle maja asukoht siin Tartus Alma Materi juures on väga oluline. Lisaks õppetööle on maja oluliseks ülesandeks tagada tervishoiuteenused Kaitseväe teenistujatele. Uue keskuse koosseisu kuulub ka senisest oluliselt suurema pindalaga ning laiendatud võimekustega tervisekeskus, kus saab teha koormusuuringuid ja füsioteraapiat ning kus osutavad teenuseid nii üld- kui ka eriarstid. Uues hoones on ka linnaku toitlustuskompleks. Hoone ehitus läks maksma ligi 16 miljonit eurot. Et siia investeeringud jätkuvad. Ja investeeringud jätkuvad siia tõepoolest, et meil on tegelikult soov ühel hetkel jõuda ka Kaitseväe Akadeemiaga uue õppehooneni, siin osa siin kompleksis juba on Kaitseväe Akadeemia kasutuses, ka see sama maja, kus me praegu oleme, on Akadeemia kasutuses, aga kui me vaatame, et Balti Kaitsekolledž ja Kaitseväe Akadeemia tegelikult ei mahu ära enam oma tänastesse ruumidesse, me oleme kasvatanud Kaitseväe Akadeemiasse vastuvõttu 90-150, siis me peame vaatama ka seda, et Kaitseväe Akadeemiale tekiksid normaalsed õppetingimused.